Tere õhtust, televaatajad! Nii nagu ükski telesaade sel aastal ei saanud hakkama ilma glamuuri ja tantsuta, ei saa tantsuta läbi ka lõppeva aasta tähtsamaid sündmusi kokkuvõttev uudistesaade. Kaamera ees on Rohke Debelak, kaamera taga Juhe. Aitäh! Loodan, et Allik on nüüd rahul. Tänane saade on aasta viimasele õhtule kohaselt täis meeldivaid üllatusi ja kingitusi. Õla on alla pannud Siseministeerium, kellega koostöös käivitame nüüd läbi saate kestva elamisloa loterii. Eesti kui külalislahkeima maa kuvand vajab järjekindlat kinnitamist ja saate jooksul loosime välja 5 elamisluba. Ning alustamegi esimese loosimisega ja esimene tänane õnnelik elamisloa ostuloa saaja on Gennadi Poroškov Permist. Õnnitleme võitjat ja Stelma võtab teiega raudselt ühendust. Nüüd aga uudiste juurde. Täna viidi kõrgendatud valmisolekusse päästeteenistused ja politsei. Varahommikul teatas Kolga Jaanis elav meeskodanik, et varsti saab ta valmis tuumapommi ja peagi esitab ka omad nõudmised. Korteri sisse piiranud politsei alustas läbirääkimisi. Mees andis alla 2 tunni pärast, kui talle oli selgitatud, et rikastatud uriini baasil pole massihävitusrelva loomine võimalik. Maja elanike sõnul oli lõhna järgi otsustades mees pommi ehitamiseks toorainet kogunud enam kui 2 aastat. Erakorraline uudis tuli. Aitäh! Tõesti siia vahele siis erakorraline teadaanne Tallinna linnavalitsuselt. Mõned minutid tagasi kukkus jälle ümber Tallinna Raekoja platsi jõulukuusk. Vahejuhtumis keegi kannatada ei saanud ja sündmuskohal hoiab silma peal munitsipaalpolitsei. Teel on ka brigaad, kes kuuse esialgse asendi taastab. Aga jätkame. Valitsuses oli eile õpetajate palgatõusu teemaline nõupidamine ning kõiki poolt ja vastu argumente arvesse võttes otsustati palgatõusu ettepanek tagasi lükata. Peamine põhjus peitub valitsuse sõnul pedagoogides enestes. Kui õpetajad oleksid teinud oma tööd nõuete kohaselt ja omal ajal õpetanud praegu valitsuses töötavaid inimesi nii nagu peab, siis peaksid valitsuse liikmed praegu õpetajate palgatõusu elementaarseks. Nii see aga ei ole. Kuni olukord ei parane, pole valitsuse sõnul õpetajatel palgatõusu loota. Aitäh ja äsja on meieni jõudnud siiski uudis, et valitsus on otsustanud oma meelt muuta. Nimelt valitsuse määrusega tunnistatakse õpetajate töö hindamatuks väärtuseks. Sellise otsuse taga on lisaks mitmetele muudele teguritele ka suurenev avalik surve. Pedagoogide töö muutub hindamatuks väärtuseks alates uuest aastast ja kuna see töö on hindamatu, siis pole seda võimalik rahaks ümber arvestada ja seetõttu palga maksmine õpetajatele lõpetatakse. Alates uuest aastast hakkab valitsus palgapäevadel õpetajatele avaldama siirast tänu. Ja tuletame vaatajatele meelde, et läbi saate kestab meil koostöös Siseministeeriumiga elamisloa loterii, mille käigus loosime välja 5 elamisloa ostuluba. Ja ongi käes hetke loosida järgmine õnnelik elamisloa omanik ning selleks on Jomolotin Saspek Riasanist. Palju õnne uuele elamisloa ostuloa võitjale ja Stelma võtab raudselt teiega peatselt ühendust. Järgmine loosimine juba mõne hetke pärast. Rahandusminister Jürgen Ligi esinedes Riigikogus 2012. aasta eelarvet kaitstes ütles, et eelarve on konservatiivne ja moodustab ligikaudu 2007. aasta eelarve mahu. Ligi lähedalt paari protsendiga ületavad riigikulud riigi tulusid. Minister Ligi kordas, et ligimeeste pension tõuseb 4,4%. Ligitalt vaadates peab eelarve vastu ka Ligi juhitava Rahandusministeeriumi negatiivsele stsenaariumile. Samas kinnitab Ligi parteikaaslane Ansip, et eelarve arvestab ka Eestisse Ligi tõmbavate välisinvesteeringutega. Samas tuleb võtta täna siiski Ligi vihmavarjud, sest taevas on pilviseks kiskunud, teatab valitsus. Linnavalitsuselt tuli veel üks teade. Suur tänu ja erakorraline teade siis linnavalitsuselt. Raekoja platsi kuusk on taas püsti saadud. Puu parema kinnitamise huvides tuli seda 4 meetri võrra lühemaks võtta. Linnavalitsus vabandab ja soovib kõigile head vana aasta õhtut. Aga uudistega jätkame.
Eestis on euro käibel olnud juba 1 aasta ja Tarbijakaitseamet on kontrollinud arvukaid tarbijate tähelepanekuid, mis räägivad selgelt eurost tingitud hinnatõusust, kuigi paljud kaupmehed on enam kui pool aastat tagasi ühinenud ausa hinnastamise kokkuleppega. Siiski annab Tarbijakaitseamet teada, et pikem kontrollimine näitas, et euro ei ole tõepoolest mitte üheski kaupluses ega teenindusettevõttes hindu tõstnud. Kõikidel juhtudel oli hinnatõusu põhjuseks saamahimu, mitte euro ja seega ei saa ettevõtteid milleski süüdistada. Linnavalitsuselt tuli veel üks teade. Kospadi. Nii, ja teade linnavalitsuselt mõned minutid tagasi püsti saadud Raekoja platsi kuusk on taas kord pikali kukkunud. Tegemist on õnneliku õnnetusega ja viga keegi ei ole saanud. Brigaad tegeleb kuuse püstitamisega. Sotsiaalministeeriumi värske uuring näitab, et tegelikult on inimeste eluolu oluliselt parem, kui seda näitavad inimeste hinnangud. Eestis on arvukalt inimesi, kes väidavad, et nad ei ela oma sissetulekutega ära. Uuring näitas, et suur hulk neist on seda väitnud kuust kuusse, mõni ka aastast aastasse, midagi aga ei ole juhtunud ja inimesed on ikka elus. See paneb ministeeriumi käsi laiutama, sest adekvaatne info puudub. Seni, kuni inimene pole tegudega tõestanud, et ta tõepoolest ei elagi ära, ei saa ka riik kuidagi aidata. Ministeeriumil on valmimas ka abiprogramm neile inimestele, kes saavad kohe, kui elamine lõppes, pöörduda Sotsiaalametisse ja küsida toetust, mis tagaks äraelamise. Linnavalitsuselt on veel üks erakorraline uudis. Suur tänu teile. Ja see kõlab nii, vahepeal tulnud teade, et ümber kukkunud kuusk on Tallinna linnavalitsuse sõnul siiski püsti saadud ja kuuse parema püsimise huvides on seda 4 meetrit lühemaks tehtud. Suuremad või väiksemaid võlgnevusi omavad erakonnad arutasid eilsel ühisel nõupidamisel võlgade tasumise võimalusi ja tegelikult ka kuvandit, mida võlgu olemine ühele erakonnale kaasa toob. Võlgu olevad erakonnad on ühisavalduses seda meelt, et võlgu elamine parteide puhul ohtu ei kujuta ja valijate silmis populaarsuse kadu kaasa ei too. Võlgades siplemine hoopis lähendab erakonda valijale, sest võlgadega on hädas suurem osa elanikkonnast ja võlgu olev partei oskab tavalise ja lihtsa inimesega ühes taktis mõelda ja maailma tunnetada. Ja saates on meil nüüd käes ka erakordne ja järjekordne põnev moment. Elamisloa loterii täies hoos. Ja nüüd loosime juba 3. elamisloa ostuloa omaniku, kelleks on nii Matvei Sorokopjos Moskvast. Palju õnne! Elamisloa ostuluba on teie ja Stelmach raudselt võtab teiega õige pea ühendust. Ja ehitusturu intensiivistumisest. Järgmise aasta suurimaks investeeringuks on kummitempli rajamine Toompeale. Tellijaks on kummitempli rüütlite ordu, mis tänu aastakümnete pikkusele tegevusetusele on kasvanud kõige mõjuvõimetumaks organisatsiooniks Ida-Euroopas. Kummitempel tuleb 26 sentimeetrit kõrge, on samas väga avar, sest mõeldud peamiselt selgrootutele. Erakondade rahastamise infokeskus aga annab teada, et elanikkonna kartusel, nagu telliks erakonna salajased rahastajad ka kogu poliitika ja otsused ei ole tõepõhja all. Raha maksmine ja vastuteenete osutamine ei ole üksteisega kuidagi seotud, märgitakse infokeskuse värskes uurimuses. Ka rahvas maksab poliitikutele iga päev oma maksudest palka ja ei ole siiani vastu saanud ühtegi teenet ega muud kasu. Seega võivad inimesed olla rahulikud, raha poliitikuid ei mõjuta ja neid tegutsema ei pane. Teade jälle linnavalitsuselt. Ja suur tänu ja loeme ette värskeid teateid Raekoja platsilt. Tänase päeva jooksul 8 meetri võrra lühemaks aetud kuusk on taas pikali kukkunud. Brigaadid tegelevad puu püstitamisega, mis tuli veel kord 4 meetrit lühemaks saagida. Seoses sündmustega Raekoja platsil on nüüd ka erakorralise teatega peatselt eetris Vikerraadio, eetris siis Tallinna linnapea Edgar Savisaar, kelle pöördumise nüüd, ma saan aru, neil hetkil ka üle kanname. Jääme nüüd siis ootama sündmuste edasist arengut ja anname teile kõigest operatiivselt ka teada. Oleme saatnud koha peale ka oma reporteri, kes peatselt annab olukorrast meile ülevaate. Aga veel uudiseid. Tallinna linnavalitsus annab teada, et
Puudega inimeste sõiduki parkimiskaartidega äritsemise juhtumeid on ette tulnud ja juurdlus on selliselt välja jagatud kaarte tuvastanud arvukalt. Samas aga toonitab linnavalitsus, et ei näe ilma kaartide sellises kasutamises midagi taunimisväärset. Kui täies elujõus ja materiaalselt hästi kindlustatud inimene ostab endale mustalt turult ilma märgi, siis on tegemist siiski puudega inimesega. Normaalsest käitumisest on asi kaugel. Kui tegemist ei ole füüsilise puudega, siis on selliselt käituval inimesel sügav eetiline puue ja tegemist on niisiis siiski invaliidiga. Nii rumalana on tegelikult raske elada ja ühiskond peaks sellest aru saama ja aktsepteerima enda kõrval ka sellise haigusega inimesi. Ja meil on nüüd otselülitus Raekoja platsiga. Täna õhtul juba mitu korda Tallinna jõulupuu on ümber kukkunud ja siirdume pildis platsile, palume meie reporteril anda olukorrast ülevaate. Tere, milline on hetkel olukord siis kuusega? Hetkeolukord praegu siin Raekoja platsil on tegelikult juba normaliseerunud, kuid tõepoolest sündmused said alguse paarikümne minuti eest, kui juba puu siis sellel hooajal kolmandat korda ümber kukkus. Teda püüti korduvalt püsti ajada, iga kord võeti puud ka 4 meetri võrra lühemaks, praegu ta on jäänud 18 meetrit lühemaks ja hetkel on ta siis praegu selline. Dendroloogid käisid ja uurisid ja püüdsid põhjust kindlaks teha, miks ta nii sagedasti kukub, aga praegu kindlalt põhjust ei ole, kuid arvatakse, et kui puu tahab siiski aja maha võtta ja pisut pikali heita, siis ei ole meie inimeste asi kogu aegselt ka püsti ajada, nii et täna, kes tulevad inimesed Raekoja platsile, olgem ettevaatlikult ja vaikselt tasa, et kuus magab. Aitäh ülevaate eest ja eetri järg nüüd siis taas tagasi siin stuudios. Looduskaitsjad ja mitmete kohalike omavalitsuste juhid on otsustanud alustada ettevalmistusi uut tüüpi supelrandade rajamiseks, kus puhkajad saaksid koos autoga ujuma minna. Selline soov paistab inimestel olema laialdane. Autod pargitakse suvel tihti veepiirile või kaugemalegi ja kahjustatakse nõnda loodust, kui aga inimeste kasutuses oleksid spetsiaalsed autorannad, siis tooks see probleemile leevendust. Autorannast saab inimene sõita autoga nii sügavale vette, kui ta soovib ja veemõnud kätte saada otse rooli taga olles. Ja veel üks uudis, mis puudutab järgmist suve. Nimelt vetelpääste koostöös supelrandade omanikega on alustanud juba praegu kõikidele nõuetele vastavate tundmatute kohtade rajamisega. Statistika näitab, et tundmatus kohas armastatakse vette hüpata üha sagedamini ja tavaliselt on huvilisteks mehed. Igas rannas peaks olema 100% ohutu ja vastavalt tähistatud tundmatu koht, kuhu saab julgelt hüpata kartmata traumasid. Tuntud kohtades vette hüppamine ei paku inimestele enam pinget ja esimeses järgus rajatakse 200 € nõuetele vastavat tundmatut kohta. Ja ka kallutatud uudiseid. Eile kell 23 õhtul kallutas kollase kastiga veoks suure koguse lund Tallinnas Villardin 4 maja hoovi ja põgenes. Pool tundi varem aga tahtis uut viinapudelit laualt võtta Kose elanik Mati Meetsev, aga kallutas end voodist liiga kaugele ja kukkus sellest välja. Tagajärjeks halb tuju. Veerand tundi tagasi aga kallutas pea vasakule üks väga tuntud ja tähtis inimene, kes mõtles, et ehk on siiski tõesti aeg noorematele ruumi teha. Ja alustame ka spordiuudistega. Tartumaal Lähtel lõppesid eile maakonna lahtised meistrivõistlused jalgpallis ja maakonna 2 peamist rivaali mängisid taas väravateta Viiki. Sama seisuga on lõppenud kõik peetud kohtumised ja väravateta Viiki on mängitud nüüd ühtekokku enam kui 200 viimast kohtumist. Tabeliseis muutub aga tuleval kevadel, kui Lähte jalgpallistaadion saab endale esialgu 1, aga 2 aasta pärast ka teise värava. Seni tuleb väravateta ja seega ka Viiki mängida veel 176 kohtumist. Ja nüüd spordimaailma kõige majesteetlikuma ala juurde. Pingelises võistluses selgus täna hommikul aeroobika kuninganna. Kuninganna tiitlile pürgis 45 võistlejat, kelles žürii valis 3 vooru järel 8 finalisti. Võistlejaid juhendasid tunnustatud treenerid. Žürii hindas parimata sportlikku vormi, harjutuste tehnilist täitmist ja lisaks ka esinemisoskust ja väljenduslikkust. Oma osa mängis ka visuaalne väljanägemine. Aeroobika kuninganna 2011, tema majesteet! Suur tänu, tema majesteet, aeroobika kuninganna 2011. Ja tähelepanu. Pingetelerite ees on kerkinud haripunkti. Jäänud on viimane elamisloa ostuloa
loosimine ja selle viimase elamisloa ostuloa saab, vaatame kohe järele, Leemur Kata, 2-aastane isane leemur Mosambiigist. Teile on elamisloa ostuluba ja hinnaga 65 000 eurot ning Stelmach võtab raudselt teiega õige pea ühendust. Aga nüüd tähelepanu inimesed, kes ei tea maast ega ilmast. Kohe vaatame üle ilmateate. Ilmateade ja rohkem vedelat. Päeval külmetab, suvel sulatab. Tere õhtust! Ilma Euroopas kujundab praegu aktiivne madal rõhulohk. Hispaanias ja Portugalis on tuuline alates läänest sajab peamiselt vihma. Briti saartel on ilm enamasti pilves, kuid saju võimalusteta. Prantsusmaal ja Saksamaal pole ühist seisukohta, milline ilm täpselt olla, aga nüüd Eestisse. Eeloleval ööl on oodata ilma jahenemist. Saaremaal on külma 2, Hiiumaal on sooja 3 kraadi. Tallinnas on oodata aga rahet ja tuisku, Tartus on vaheldava pilvisusega soe ilm. Tuulekiirus Valgas jääb samale tasemele, Ruhnu saarega ulatudes kuni 20 meetrini sekundis. Lainekõrguseks Peipsi järvel 3–4 meetrit ja praamiliiklus Hiiumaa ja Mandri vahel sujub tõrgeteta. Ilusat vana aasta õhtut teile! Aitäh teile, kallid televaatajad, vaatamast! Sellised olid aasta lõpu uudised ja saadet jäävad lõpetama loomulikult tantsijad, kelleta ükski ETV saade ei sünni. Palun!